Trumpi kindralid läksid Washingtonis Ameerika Ühendriikide senatisse ja panid Iraani palju nõrgemasse positsiooni, kui vasakpoolsed tahtsid tunnistada. Sellel 2026. aasta 16. mail muutus ärakuulamine Teheraani jaoks tõsiseks hoiatuseks. Ameerikas sõjalised jõud on vabad tegutsema. Neil on valmis võimalused ning nad on juba vähendanud Iraani võimet ohustada Pärsia lahte, selle naabreid ja piirkonna strateegilisi marsruute. Admiral Brad Cooper tegi selgeks, et Iraani on tabatud, ta on kaotanud jõudu, tema reageerimisvõime on vähenenud ning ta sõltub endiselt Washingtoni poliitilisest otsusest, et teada saada, kui kaugele Ameerika Ühendriigid lähevad. Teheran kuulis senati ees, et oht jätkub. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaudus versus standardiu, Milson Alvis. Ameerika Ühendriikide keskväejuhatuse ülem admiral Brad Cooper käis senati relvajõudude komitees selgitamas olukorda Lähis-Idas pärast operatsioone Iraani vastu. Vasakpoolsed püüdsid muuta kuulamise poliitiliseks rünnakuks Trumpi vastu, kuid tehnilised vastused paljastasid Teherani jaoks karmi tõe. Cooper ei rääkinud nagu telekommentaator. Kui senaatorid küsisid, miks Washington pole jõuga Hormuzi väina taas avanud, ei olnud vastuseks hirm. Vastus oli, et see otsus on poliitilisel tasandil, sest armee, merevägi ja sõjaväe juhtkond on juba esitanud võimalused, riskid ja võimalikud teed. Sõjaväelased ütlevad, mida nad suudavad teha, president otsustab, millal teha. Iraan kuulis senati ees, et Iraani ähvardusvõime pole enam endine. Kuulis, et nende kiirpaadid ilmuvad palju väiksemas arvus. Kuulis, et nende võime kaubandus peatada on oluliselt vähenenud. Kuulis, et on olemas valmisolekukavad. Ja kuulis seda ajal, kui Trump avaldab diplomaatilist survet Hiinale ja nõuab, et Hormuzi väin avataks uuesti. Kõige tundlikum osa tuli siis, kui Cooper rääkis operatsioonist Eepiline raev. Kirjalikus tunnistuses, mis saadeti senatile, ülem kinnitas, et vähem kui 40 päeva jooksul suurte lahingutegevuste käigus demonteerisid keskkomandoväed. Selle, mille Iraanil kulus 4 aastakümmet ja 10 miljardeid dollareid, et üles ehitada. Tekstis öeldakse ka, et Iraan ei suuda enam piirkonnas jõudu projitseerida nagu varem ega ähvardada Ameerika Ühendriike ja nende partnereid endisel tasemel. See on see punkt, mida Trumpi vastane narratiiv püüab varjata. CBS teatas, et Cooper ütles senaatoritele, et operatsioon Eepiline raev kahjustas või hävitas üle 85% Iraani ballistiliste rakettide, droonide ja mereväe tööstusbaasist, sooritades üle 1450 rünnaku rajatise vastu. Reportaažis toodi samuti välja hinnang, et Iraanil kulub terve põlvkond oma mereväe taastamiseks. Ärakuulamine tõi surve keskmesse ka Hormuzi väina. Juhtun oli lihtne. Senaatorid püüdsid Cooperit nurka suruda, küsides, kas Ameerika Ühendriikidel on võimekus väina avada. Komandöör ei avaldanud sõjalist plaani avalikult. See oleks vastutustundetu, kui ta tegi selgeks, et on ette valmistatud lai valik valmisolekukavasid. Reuters teatas, et Trump ütles Pekingist naastes, et Xi Jinping olevat nõustunud, et Teheran peab väina taas avama. Iraan on ebamugavas olukorras, sest ta sõltub ostudest, marsruutidest, poliitilisest kaitsest ja liitlaste vaikusest. Kui Trump toob Hiina vestlusesse, kaotab Teheran osa oma mugavusest. See on poliitiline piiramine sõjalise toetusega. Küsimus surmade kohta kerkis samuti esile kui katse kahjustada. Ärakuulamisel püüdsid demokraatide senaatorid survestada Cooperit süüdistustega rünnakutes koolide ja haiglate vastu. Admiral vastas, et operatsioonid viidi läbi vastavalt relvakonflikti õigusele. Ta ütles, et puuduvad kinnitatud tõendid teatud avalike väidete kohta ning tõi välja käimasoleva uurimise tsiviilohvrite kohta. Sõja laiemas kontekstis teatas Reuters tuhandetest hukkunutest Iraanis ja Liibanonis, kuid kuulamisel ametliku arvu ei esitatud. Surmade arv oli seotud keskse teemaga Hormuzi väina osas. See erinevus on oluline. Üks asi on see, et sõjal on inimhind, mis on alati tõsine. Teine asi on kasutada poliitilisi küsimusi, et püüda peita peamist sõjalist fakti. Iraan sai löögi, kaotas võimekust ja nüüd peab läbirääkimisi surve all. Vasakpoolsed tahtsid muuta istungi Trumpi kohtuprotsessiks.
ilmus välja komandöör, kes ütles, et Iraan ei suuda enam teha seda, mida varem tegi. Veel üks detail jäi märkamata. Cooper ütles, et Iraan ei suuda enam samal viisil relvi ja ressursse Hezbollale üle anda. Relvarühmitused Iraagis. See nõrgestab võrgustikku, mida Teheran on aastaid kasutanud, et rünnata ilma otseselt nähtavale tulemata. Keskväe juhatuse kirjalikus tunnistuses öeldakse, et need rühmitused moodustasid ohuvõrgustiku selgroo ning et ülekandeteed ja meetodid on läbi lõigatud. See on tohutu tagajärg Iisraelile, Ameerika Ühendriikide liitlastele Pärsia lahes ja Ameerika julgeolekule. Iraan on alati panustanud relvarühmitustele, droonidele, rakettidele ja asendusõjale, et nõrgestada oma vaenlasi ilma otseseid kulusid kandmata. Nüüd, Ameerika sõjaväe juhtkonna enda sõnul on see struktuur olulistes punktides purustatud. See ei ole Trumpi valimiskampaania kõne, vaid hinnang sõjaväe juhtkonnalt, kes sõda juhib. Ka senaatorid püüdsid arutelu suunata Hiina ja Venemaa poole. Cooperi vastus avas Teheranile veel ühe halva rinde. Komandör ütles, et Iraani väed on suures osas varustatud Vene ja Hiina tehnikaga. See võimaldab Trumpil käsitleda Iraani kui osa suuremast vaenulikust blokist, mis on seotud režiimidega, kes esitavad Ameerika Ühendriikidele väljakutse. Selle asemel, et Teherani isoleerida, tugevdas ärakuulamine argumenti, et surve Iraani vastu aitab samuti pidurdada Pekingi ja Moskva edenemist Lähis-Idas. Aafrika kerkis ärakuulamisel esile teise nurga alt. Kindral Dagvin Anderson Aafrika väejuhatusest rääkis terroriohust Sahelis, luure puudulikkusest ja vajadusest uute järelevalve kihi järele, sealhulgas tehnoloogia ja tehisintellekti kasutamisest. Aafrika väejuhatus ise teatab ametlikult, et nende missioon on võidelda vaenulike osaliste ja piiriüleste ohtude vastu koos partnerite ja liitlastega, samuti tugevdada Aafrika jõude ja kaitsta Ameerika Ühendriikide huve. Praegu toimub surve jätkumine. Trump hoiab poliitilist otsust Hormuzi väina osas enda käes. Säilitab Iraani blokaadi, survestab Teherani kokkuleppe saavutamiseks, toob Hiina vestlusse ning laseb sõjaväel märkida, et režiim on juba kaotanud reaalse võimekuse. Senat üritas Trumpi alandada, kuid andis maailmale hoopis avaliku kinnituse. Kindralid teavad, et olemas on sõjaline võimalus. Iraan teab, et see tee eksisteerib ja lõplik otsus on presidendi kätes. Järgmine etapp ei sõltu publiku karjumisest, vaid sellest, kas Teheran mõistab, kui tõsises ristteel ta on. Kas nad nõustuvad läbirääkimistega, omades vähem võimu kui varem, või jätkavad nad Valget Maja proovilepanekut, mis on juba näidanud valmisolekut vastu astuda, blokeerida ja kogu maailmale nende nõrkusi paljastada. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ning lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.